parem, kergemaks muidugi laulda, kui oleks olemas see esimene pilt, et ma alustan, et esimene autor on Tallinnast. Ta nimi on Andres Allan, oli. Et elas Roosikrantsi tänaval ja elas ainult 22 aastaseks vist. Ja eluajal temal luulekogu ei ilmunud, pärast ilmus Urjamised, tegi Andres Vanaka, tegi sellise raamatu ja hiljem ma sain kokku tema naisega ja üldse tema lähedastega ja tegin raamatu öötrükid. Siis selle, ühesõnaga see Tallinna ruum ja Tallinna muutumised kusagil 80 aastate algusest kuni lõpuni on seal selles Andres Allani elus sees, et seal on see Propa jalgpalli matš 1980 sügisel, mille järel toimus noorte lahutused algasid ja toimus mingisugune sihuke trammide ümberlükkamine, et Andres Allan oli ka üks Eesti esimestest punkaritest siin. Mitte esimestest, aga ühesõnaga see põlvkond, kes ei olnud veel, kus kogu see liikumine ei olnud see, et sa ei saanud osta mingisugust poest kõiki neid asju. Inimene pidi ise oma välimuse välja mõtlema, mis oli palju huvitavam. Praegu on olemas nii-öelda postkaardipunk. Et sa võid kogu välimuse, lähed ühesugusena poodi, tuled teistsugusena välja, aga see ei ole punk tegelikult. Punk on nagu läinud kuhugi edasi. Ja Andres Allan hakkas õppima teoloogiat, mis oli ka 80 alguses selline radikaalne valik. Ja võib-olla tema luulel on mingite prohvetite kõnega pistmist. Aga jah, vaatame, kuidas selle pildiga jääb. Sõnadega võib ka pilte maalida, aga Andres Allanil oli selline luuletus Metsküldi tants ja sellega ma alustaks täna. See on seesama Tallinna ruum igal juhul, kus ta kasvas ja pärast läks juba mujale. Jälle kõik on kui aegade alguses. Minus kõik on kui aegade alguses. Lagunemata veel kulmuna koormuses, mu sees päikest pole veel. Ei ole maad ega muud, ürglind otsib veel. Kuhu saaks
sellest hetkest, kui inimene äkki astub välja, ütleme, argielu voolust. Ja Andres Alvani puhul oli nii, et tal oli sõber Veiko, Andres oli vist 15, Veiko oli 16, nad ostsid vanemate abiga ühe Käända mõisa. See oli selline, seal ei olnud 5 kilomeetrit ümber vist ühtegi talu ja elektrit ei ole siiamaani, et selline hästi eraldi olev koht soode keskel ja seal tekkisid Andres Alvani luuletused. Ja seal ta käis niimoodi üksi, ma ei tea, mediteerimas või kuidas seda kutsuda täpselt, seda ei ole päris, ega keegi päris täpselt ei tea, et jäljed on luuletustes nendest sellistest öistest meditatsioonidest ja tema vend Raul Kurvits on kirjeldanud, kuidas seal kummitas seal maja, et see on vaja mingit julgust, et siukses kohas olla, aga loominguks ongi alati julgust vaja ja siis ja see Andres Alvan, kes muidu oleks võib-olla ajavoolus ära kadunud, aga nüüd on tänu nendele öötrükkidele ja ma tegin ühe ingliskeelse essee tema elust ja see on jõudnud, nüüd on olemas üks saksakeelne bukett on tõlgitud, teda kreekakeelne ilmus see suvi just ja tšehhikeelne, et mingid inimesed on üles leidnud ja mulle pakkus päris palju nalja, kui ma kujutasin ette, kuidas üks kreeklane Google Translatoriga tõlgib mingeid eestikeelseid artikleid Andres Alvani essee jaoks, et see tundus omamoodi sürrealistlik, aga võib-olla hea kirjandus peakski nagu üle keelepiiride ulatuma ja ka see tõlked on läinud, ka see masintõlge on läinud palju paremaks. Mitte päris nii heaks, et nagu kõik luule otseselt sealt tuleks, aga vähemalt, et see kreeklane leiab üles Eesti mingisugused esseed ja siis kasutab neid oma materjalid, et see tundus mulle jah, tore. Mõned osa minu tegevust on see, et sa päästad mingisugused unustatud näod sellest puhtalt kadumisest, sest autor elab siis, kui temaga tegeldakse ja mina olen saanud tegeleda 4-9 inimesega nüüd viimati kõige rohkem, et nad on kõik nagu, kui aastaid tegeled mingi inimesega, siis tuleb sinu juurde see aeg, kus ta elas, tema inimsuhted, meeldimised, looming, hästi palju asju, et see on osad, alati iga looming on osa ajaloost ka ja pilte siis ei tulegi tänapäeval. Ma pean siis ise hakkama neid nägusid tegema, mida me vaatame. Pildid olid muidu, et Andres Alvan oli nendest inimestest vist kõige hiljem sündinud, aga muidu, et ma ei ole näinud nendest autoritest kedagi muud kui ainult Eha Rättemäed ja Tõnu Õnnepalu. Tõnu Õnnepalu kahtlemata on Eesti tähtsamaid nüüdiskirjanikke, aga ma olen proovinud temale leida mingisuguse uue valguse, seda, et kuidas see inimene on, kui temaga koos matkata või temaga kirjutada või midagi sellist, et see selline väga, et ma 16 aastat lugesin enne Õnnepalu, vist enamik, mis ta on kirjutanud ja ühel hetkel sain lihtsalt tuttavaks ja see pilt täienes selle võrra ja mina omakorda läksin ajalukku sinna aega, kus Õnnepalu ei olnud veel, kus ta oli lihtsalt üks üliõpilane Tõnu, kes Tartus käis vileklubis Jaan Koplinski juures ja elas Herne tänava hoovimajas, kus akna taga oli kuulus Herne pood supilinnas, väga palju joodikuid ja õllekaste ja kirjutas seal luulet sellises väga lagunevas supilinnas, et seal ta nagu et Õnnepalu tegelikult alustas luuletaja, praegu on ta tuntud proosamehena, aga see luuletaja on alati alles, see proosa on ka selline luuletaja meloodiline proosa või niisugune pihtimus ka muidugi. Järelikult on selle asja on siis olemas nagu vajadus. Raamat ise algab Ernst Stennoga, et Ernst Stenno on selline Eesti müstilise luule isa, ütleme niimoodi. Et temast saadik hakati ja ka sellist esimene Eesti luuletaja, kes uskus taassündi näiteks. Et kõik need idamõjud tulid tema juurde saksa keele kaudu küll. Aga nad tulid ka looduse kaudu, et see oli võib-olla mingi teine viis rääkida loodusest, kui varem oli tehtud. Et Enno alustas järelromantikuna muidugi seal Deutschlandi ja kõigi nende tegevuste järelväes ja ühel hetkel muutus see, mida ta kirjutas ja ta
ta on kirjutanud need luuletused nii hästi, et 100 aastat hiljem ei ole peaaegu ühtegi sõna vaja muuta nendes luuletustes. See on mingi kullaproov, et sa tunnetad selle maakeelt nii hästi. Ja väga palju on seda lauldud muidugi. Ma võin ka tegelikult teinud laulda, et ta on nagu rahva lähedane, ütleme niimoodi, et ta näiliselt on see kõik väga lihtne, mis on luuletustes, aga kui sa sinna sisse pääsed, siis sa võid ka mõelda. Ja mul on üks laul, kui hakkavad isegi pildid tulema. Suures koguses läheb kokku, see on kuidas teinud. Aga Enno teksti pole ikkagi laulda, et see pildid on muidu nagu tähestiku järjekorras, aga küll me jõuame ka piltidega Enno, kui see peaks käima. Et see tehnika on niisugune asi, see on nagu alati, see on korras tehnika. Jah, et kuna ma ise elan põhiliselt talus, siis see on tuttav värk, et kui talu inimene satub linna, siis see tehnika hakkab tema vastu mõnikord töötama ja see on võib-olla paratamatus isegi. Mul on üks laul Enno tekstile, mis kirjeldab rongisõitu, see oli 1914 aastal oli rongisõit midagi küllaltki avangardset, see veduri toss tahmas inimeste näo mõnikord ära või niimoodi, et ta ei olnud sugugi nii vaikne ja lihtne, aga see natuke hirmutav ja natuke ilus ja Enno tegi sellest rongisõidust luuletuse, mis mulle meenutab mingit mustvalget pilti, sellist dušijoonistust. Rong ruttas, päike paistis ja vaikis iga jutt. Jäi üksi sõidukõrin ja rattaraiu rutt. Jäi igaüks nii üksi, jäi iseendaga. Igaüks ja pari rong mõtteid mõtelda. See oli kord, ei tea, vist olid õied kuul. Tuld võttis igavale, see oli lehekuul. Istus üksi nurgas, ei tea, kes ehk kust. Üks meri armsust õnne ja seinal varimust. Mul oli nagu oleks ta pidanud hõiskama, kuid oma varju musta ta vastu nägin ma. Nii varju vastu, nii sekki suu ja suu. Oh varju õnn ja ilu, oh maine lehekuu. Oh varju õnn ja ilu ja ratta raiu rutt. See oli kord, ei tea, see oli muinasjutt. On mul hulk laule, ta on nagu nii geniaalselt aastaaegu kirjeldanud, et mõned asjad on see, mida laulab ainult kevadel või ainult suvel. Ta enda sünnipäev on vara suvel ja tema luules on see valgete ööde õhustik. Ja ilmselt see aitab inimesi, kes peavad vahepeal elama ka talve pimeduses. Ja kuna ma ise elan Võrumaal, siis ma ei pääse kuidagi mööda Juhan Jaigist. Juhan Jaigiga on üks imelik asi, et kui öelda Juhan Jaik, siis enamik inimesi hakkab korrutama kaarnakivi või tondi jutt. Aga tegelikult tal on igasugust muud asja on tema elus ka, ta on kirjutanud suurtele väga huvitavat. Et siin on siis ütleme varjatud Jaiki veidikene, ma olen kirjeldanud. Ja siin on ka üks tema avaldamata jutt lend üle Võrumaa. Et jah, oma aja moodsad asjad lendamine ja rong. Kuidagi nende kirjanike. Ja Jaigist on seda, et ta oli ühe romaani prototüüp. Oli selline mees Mart Raud, kes kirjutas romaani Turg ja
ja seal on peaaegu murak, kes on jalgi pealt maha pandud selline, ütleme, negatiivne kangelane, karjerist, kes kirjutab mingisugust loba ajalehes ja see, ma arvan, see on kadedus, et Jäik kirjutas ka, või Mart Raud kirjutas ka Kirves ja kuu sellise romaani, mis on Karl Pärsimäe maalija nime saanud. Seal on Pärsimäega ja üldse selliseid Pariisis käinud kunstnikke on kirjutatud. Kõik ei sobi alati kõigile jah, aga et raamatu jagu seda kirjutada, see peab olema midagi ikkagi nagu valged inimesele. No ma võin tegelikult see Jaigi, tundmatu Jaigi teil isegi ette lugeda, see pole pikk. Et see seal kandis Jaik sündis Sännas ja elas Luhametsas väiksena, et seal oli üks uurija, Hella Keem, käis muret kogumas seal ja siis ta kirjutas selle kandi inimeste jutu kohta, et see sõnade järjekord lauses on puhtalt meeleolust sõltuv, et see ei ole nagu kindel ja Jaik on väga hea näide sellest, et kuidas keel hakkab ise oma meloodiat hakkab ise laulma oma pead. Et ta tõi selle Lõuna-Eesti tunnetuse Põhja-Eesti keelde, lihtsalt kui sa kirjutad võru keeles praegu ka, et murre on väga ilus, aga kas murre on kirjakeel ja kas sa tahad, et siin tuleb 20 inimest või 2000, et kui sa kirjutab murdes, siis siin tuleb ikkagi 20 inimest ja kiidavad väga, et see on väga lahe, aga kirjutamise nagu paljude muude asjadega on see, et kirjutamine elab mingisugust vereringest. Autor elab mitte seepärast, et ei pea olema alati palju lugejaid, aga ikkagi peab olema mingi vereringe. Ja see murdekirjanduse vereringe on väga lahjaks jäänud. Sinna tuleb midagi teha, mul on sellest kahju. Aga Jaik tundis sama asja, et tema ajal oli murre ajalehtede följetonides põhiliselt. Kui taheti natuke naljakalt midagi kirjutada, siis kirjutati seda murdes. Sest murre ei pea tingimata olema üldse kirjakeel. Murre on taluõuekõneluste ja laulude keel ja vanasõnade keel ja selline. Minul on selline tunne vähemalt. Ja Jaik on selle tõestus või Olavi Luitlane, kes kirjutas Vee peal, jällegi ka eestikeelse väga menuka raamatu, millest tehti film isegi. Et võru keeles see Vee peal oleks jäänud sinna oma kanti. Kuigi muude luulet on muidugi vaja, seda üldse ei eita. Aga Juhan Jaik kirjutas siis loo Lend üle Võrumaa. Kuna elukutselistel lenduritele lendamine pole mingi uudis, seega ta muljed enam mitte nii teravad, siis pöördusime lennuki kaasasõitva Postimehe toimetaja Juhan Jäigi poole küsimusega, kuidas näeb Võrumaa välja pilvede poolt vaadates. Juhan Jäik seletas meile sõna-sõnalt järgmist. Võrumaa on kena maa ja ülalt vaadates pole tal ka viga midagi. Nagu Valgast tõusime õhku, kerkisid kohe silmapiirile Munamägi ja Väljamägi. Olid umbes kanamuna suurused. Tunnen Valga ja Vastseliina vahel peaaegu kõik külad ja kohad. Hakkasin isuga vahtima alla, Saru, Tšooru ja Vana-Antsla metsad ja Aheru ja Kautsi järve ümber on kõige toredamad metsad Pärnust Võruni. Orienteerumine oli kerge. Seal Munamägi, seal Openkalna kirik, seal Erastvere mõisa park, seal Vagula ja Tammula. Ääres peab olema ka Võru. Kuid Võru linna kogu märkasin alles Varstu küla kohal olles. Siis Võru näis nagu väike sammaspoolik Tammula valgel põsel. Ah jah. Sarus ühe talu õuel üks noor ja ilus preili lehvitas alt rätikut, kutsus vist alla kohvile. Nõid suri, on vist surnud, teda polnud ka kodus näha. Krabi kohupiimanõid istus oma sauna katusel ja Sõmerpalu suur sant laulis ühe ukse taga püha laulu. Asunik Kokk vahtis vana Roosa kiriku juures alt üles ja mu tervised langesid talle otse suhu. Silmasin seda Tsoorukest kah Varstu kohalt. Pusti talud olid omal vanal kohal, aga Frants vist oli sõitnud mõisasse Sibala juurde. Koolimaja punane ots paistis üsna armsasti. Luhametsaga oli üsna lage. Majad paistsid väiksed kui patsillused. Sänna oli ka puha selgesti näha, aga ma vahtisin rohkem Rõuget ja Viitinat. Pärlijõe võtsin mustast eest kinni, kasutasin kuni saarlase veskini. Vaatasin Rõuge surnuaed ja Rõuget. Pastor Viks vaatas taeva üles. Aga konolen Tombergi huvitas sõita üle Munamäe ja seepärast sõitsimegi üle. Suhka küla, Pressi koolimaja ja kõik muud külad olid peopesal. Aga Munamägi alla vaadates on kui ahjust välja tõmmatud leivapäts, millele nuga
vaatetorn löödud sisse. Võru Käätso kiviteed sõitis koju üks nursimees, kes ta muud oli, ja andis hobusele kaeru, see tähendab piitsa. Võru ülalt vaadates on kehv. All käies näib maju ikka olevat, aga ülalt juba inimest ei peta. Petuspuhas, linn puha aedu täis, maju ainult mõned read. Rahvas aga oli puha järve kaldal, kodus keesid pajad üle ja lapsed nutsid. Õhuteed on hääd, mispärast? Seepärast, et õhus pole maavalitsusi ega nende osakondi, kelle pärast maanteed on halvad. Aga kõik talve tundemärgid näitavad seda, et tuleb täna Võrumaale vilerikas suvi. See ilmus siis Võrumaa Teatajas 5. märtsil 1931. Nüüd Jaiki oli väga viljakas autor ja ma tegin Tundmata palu, sellise üsna paksu raamatu tema avaldamata juttudest. Mõned ütles, et see on selline lobisemine, aga mõnede meelest on see, et nagu õige jutuvesti, et tal on alati järgmine jutt kuskilt taskust võtta. Ja siin raamatus on ka peaaegu iga tegelase juures on kas mõni tema jutt või mõni, näiteks Georg Draakli puhul on minu tõlge, või Juku Masingu puhul on tema unenägu, või Richard Brotigani puhul on tema luuletus, ja Õnnepalu puhul on tema kirjad, tsitaadid. Et natuke ka seda, et kuidas see inimene, milline tema looming oli, seda saab siin ka veidike aru. Ja veidikene on see raamat võib-olla ka sellise kirjandusloo moodi, aga ta on selline kirjanduslugu, mida koolis praegu ei õpetata. Praegu on see, pigem on see, et kõik autorid on muutunud meemideks, nagu Jaigil on see kaarnakivi. Jaik peab olema ainult kaarnakivi. Et on nii vähe aega lihtsalt kirjandusele üldse tunniplaanis ja seal on see, et lastel võib-olla ei teki sidet, ei teki elamust. Et mind on huvitanud selle inimese enda loomupära, keskkond ja ka see elamus, mis ma olen ise saanud nendest asjadest. Pilt ei tule. No nüüd me oleme kimpus jasses, sest juhet ei ole, kõik arvutud on lahti kaputud. Jah, nii. Tuleb ikkagi ise näidelda siin edasi. Jah, no pildid on muidugi raamatus, pooled nendest on raamatus, pooled oleksid olnud lisamaterjal, mille järgi ma oleksin teile rääkinud. Aga kas heli ka ei saa, taustheli ka ei saa? Või natuke saab? Seda mingit lasta sealt mängida? No kas või sealt, jah. Jah, et tavaliselt minu esitlused on piltidega, aga seekord tuleb lihtsalt juttu rohkem aega. Nii. Kes on siin järgmine on? Georg Draakl on Austria autor, ma tast pikemalt ei räägi. Kunagi ma tegin temast ka, see ilmus ka menu alt, Draakli valitud luuletused. Et ta kõigist ei jõua praegu rääkida. Kõige tundmatum autor on siis härra Voldemar Metsamärt. Tema surmast möödub nüüd kevadel 50 aastat ja mul on tunne, et ega temast ei teadnud ka kirjandusteadlased väga vist midagi, aga ta oli selliste inimeste nagu Ain Kaalep, Artur Alliksaar ja eepostetõlke Rein Sepp, nende õpetaja, et nendelt ta nemad said temalt, tähendab, suure vaimustuse Underi luule vastu, keda Metsamärt nägi siis, kui see Siuru oli loodud 1917 novembris, oli Viljandis Siuru õhtu ja noor Vollim nägi seda Underit ja eluks ajaks jäi meelde, et see näitab, kui kaua võib mõni elamus kesta, ja ta oskas seda oma õpilastele üle anda ka. Seda pärast jah, Metsamärgi jutu võib seda taustus panna. Sellist variandis nagu on praegu. See tuleb panna siis nii-öelda inimeste juurde. Aga et see inimene, mina surin, kui mina olin 2 aastane, kui Metsamärt suri, teeme ikka niipidi. Ja et mina nägin teda siis, kui ma oskasin pämm-pämm öelda, et ma midagi väga ei saanud aru. Aga on juhtunud nii, et ma olen elus tegelenud väga sarnaste asjadega, kui tegeles tema. Folklooriga ja tõlkimisega ja üldse poeetikaga ja tema lemmikõpilane Alliksaar on üks minu lemmikluuletajaid, nii on lihtsalt läinud. Et mulle siis tekkis selline tunne, et on olemas mingisugust olukordi, kus andja ei tea, mida ta annab, saaja ei tea, mida ta saab, aga ometi antakse midagi edasi. See on selline natuke alateadlik asi võib-olla. Ja Metsamärt läks ülikooli ja tegi seal ära magistritöö Eesti hiidudest.
folkloristika isa Johanne Eiseni käe all käis rahvaluulet kogumas ja tema enda vanemad olid ka. Ma võin teile Metsamäe ema siin rääkida, mida Metsamäe kirjutas oma ema juttu ülesse. Et ta ikkagi need parimad keelemehed kasvavad juba väga huvitavas keskkonnas, et ema oli tal pulmalaulik ja isa oli ka tohutu palju isa ütlemisi ja selliseid ennustusi on siin kuskil kirjutatud. Vaatan, kuna ma selle üles leian selle. Et ta oli suur taletaja jah, ja kui ta koolis ise õpetas, siis ta tahtis, et õpilane saaks tohutu sellise ilusa eesti keele kaasa, et kui Viljandis poisid rääkisid murret, siis ta ütles, et koolipoiss ei tohi kõnelda nagu abi ja pesunaine. See murde asi, minu meelest murre peaks olema inimesel olemas, aga ta peaks oskama seda kirjakeelt hästi. Et praegu on ka sama asi, et kirjakeele tunnetus jääb nõrgaks inimestel, kuna nad ei ole raamatuid lugenud. Osa sellest tuleb raamatutest. Ja Metsamäe ema. Ma tegin siis luuletuse sellest ema öeldud lausetest, et minu jaoks on see täitsa luuletus. Kõik asjad teab vana kurat ära, ainult kanad, ninarätikut ja naiste tahku ei teada mitte. Unes hobusega kihutama tähendab tormi ja tuisku. Puu varjutuse ajal mine ja raiu see puu maha, mis sipelga pesa keskel kasvab. Tee sellest püssib ära, siis linnud ja loomad ei näe sind ja sa saad suurt saaki. Kui koidu ajal lapse teed, siis tuleb ta punase peaga. Kui sülg vee peal laiali läheb, siis on vesi joogiks kõlbulik. Kui aga tompu jääb, siis kõlbmatu. Kui karikaka rõiet sulub, tuleb väikse vihma. Kui mets huigete peale mitmekordselt kostab, siis tuleb ilusat ilma. Kui kuked lauldes magama lähevad, siis tuleb järgmisel päeval vihma. Kui tihane talvel ree alla tuleb, siis tuleb tuisku ja tormi. Tema vanemad olid 19. sajandi inimesed ja need uskumused on sellest ajast pärit. Ja mulle tundus just sellepärast huvitav nad panna sellesse praegusse digitaalse tegelikkusesse. Et võib-olla mõned nendest asjadest on tõsi ja osad on muinasjutt, aga ka muinasjutuna toimuvad mõned asjad ilusti. See peab on kindlasti tõsi. Pole võimatu, jah, absoluutselt. Et see oli Ann Metsamärt siis, kes siin praegu rääkis. Sürgaverest oli ta pärit. Metsamärt ise siis Eesti kultuuri mõjutas ta sellega kõige rohkem, et ta läks Treffneri gümnaasiumisse, kus tema õpilased olid siis need Kaalepid ja Alliksaared. Ja pärast sõda hakkas ülikooli juures see punane nõiajaht ja ta tehti lahti kui nõukogude vastane element. Et ei pikendatud lepingut, nagu praegu öeldakse. Ja ta läks tagasi Viljandisse, kus ta sugulased elasid ja hakkas seal, alguses õpetas lapsi koolis ja pärast hakkas Ugala teatrile tõlkima näidendeid. Ja tema tõlked on ka pisikesed meistritööd, et Lessingi üks näidend on ilmunud trükis või kaks asja, Jotuni mehe küljeluu ja üks Lessingi näidend. Aga see teatri näidendi tõlkija mõju rahvale on tegelikult, see ei peagi olema raamatuna. See on see, et osad teist on näinud näidendite armastus 3 apelsini vastu. Et seal oli väga palju seda, et need teatrikillud läksid rahva sekka. Inimesed hakkasid kasutama neid igasugustes, kui nad olid väga vaimukad, siis hakkasid inimesed neid väljendid kasutama igasugustes olukordades, kus neid kõlbas kasutada. Ja Metsamärtiga läks niisama. Ja tema kõige menukam tükk oli Venta Vigate igavesti haljad palmid. 1960 aasta, kauge aeg. Aga see võib-olla on mingi näitaja, et see oli Viljandi teatri, etendus oli Viljandi teatris, aga Eesti Televisioon käis filmimas seal seda mängiti väga palju. Ja seal oli üks laul, Tuul nii vaikselt puudeladvas kiigub. Sellest sai ka selline omalaadne hitt ja nüüd ma olen näinud, et surmakuulutuste juures on need selle laulu tsitaadid. Terelikult kellelgi tuletas see meelde tema noorust. Et see on jällegi mingis mõttes tunnustus selle tõlkijale, et see on hästi tõlgitud. Ja Metsamärt oli ka maalija, ta maalis lilli väga meelsasti. Iga kevad, ma arvan, see oli rituaal, et Põhjamaale väga sobilik rituaal, et kui tulevad sinililled, kullerkukud, siis sa iga aasta neid maalid. Et sa kuidagi jäädvustad selle ilusa hetke, kui sa oled talvest läbi tulnud. Ja neid tema maale on päris paljudes kodudes, minulgi Viljandis on, ema juures on
igasugused sinililled, terve elu on need sinililled kuidagi minuga kaasas olnud ja tuletanud meelde, et on olemas kevad, mis talvel vajab vahepeal üle täpsustamist, et kevaded on ikkagi olemas ja lilled tulevad jälle välja ja lumi läheb ära. Ja ma ei tea nüüd, heli on ka selline nagu ta on, et ma nüüd prooviksin ühe Metsamäe luuletuse laulda siis selle, kui palju seda laptopi heli on. Toode see kuhugi keskele, ma ei tea. Te peate ise kujutlema, et see on valjem. Või kujutleme siia klaveri, kui teil on kõvem kujutusvõime. Pane isegi neile lähemale. Sina tead seda. Laupäeva õhtul tornikell üle Agulist metsade sinna kaiguvad viimaste löökide kajad. Õhtu päikeses tukuvad majad, punased peeglid akendel, katuseharjult venivad varjud. Ühte on sulamas hämaras rahus. Haldoniad, plangud ja pargikuud. Sa panid keskelt mängima selle asja. Jaa, ütleme nii. Jah, et mul see laul ei ole ebaõnnestunud minu tahtmise järgi, aga nii. Sellest on olemas muidugi lindistus, mida ma saan soovijatele saaks lihtsalt teha. Ta ei ole veel kuskil andmekandjal. Aga see on selline õhtu ja see on selline muster, mis praegu ma kujunenud. Ma jätkan seda mustrit lihtsalt, mis siin on. Siis on Uku Masing on järgmine tegelane. Tema on see, kellega ma olen kõige kauem tegelenud. Isegi vist juba, nüüd saab 30 aastat. Ma ülikoolis esimese töö tegin temast ja mul õnnestus kohtuda tema naise ehaga ja mul oli isegi mingi aeg oli tema korteri võti. Paar nädalat oli niimoodi, et ma käisin seal lugemas. Väga põnev korter, tal oli küll remont olnud, aga see vana aeg oli seal väga tugevalt alles ja tihti hämarikus tekkis selline tunne, et ta tuleb teisest toast ja paneb käe mulle õlane, kui ma seal istun tema laua ääres. Ja laual oli paks klaas, mille all oli Magellani pilvepilt. Et üks Masingu huvitavamaid luuleraamatuid on Saadik Magellani pilvest. See on selline kosmiline, et just kui tema oleks see saadik, kes on saadetud Magellani pilvest maale, vaatama, kas maal või päiksesüsteemil sobib olla linnutee või selle Magellani pilve satelliit. Ja siis see luulekogu on nagu tunnistus, et kuidas on siin elada ja kuidas on siin armustada. Ja teda ei avaldatud eluajal, aga Jaan Koplinski läbimurde kogu Tolmust ja värvidest on tegelikult Uku Masingu koopia, vähemalt suur osa sellest raamatust. Et Koplinski, kes sai noore lootustada, kelle avaldati, siis nii-öelda legaliseeris selle Masingu stiili. Samamoodi nagu Paul-Erik Nummo sai palju Artur Alliksaarelt, et see õppimine pole iseenesest midagi halba, aga võib-olla halb on see, et ei teata, kellelt mis saadakse. Et see avalikkuse jaoks oli Koplinski tohutu aatekas ja Masingut ei olnud olemas, sest tema juubelil avaldati vist 6 luuletust, kogu see 30, ma arvan 39 ilmus viimane luuletus ja siis ilmus 69 juubeliks 5 luuletust loomingus, see on nagu mingi pilge, et 5 luuletust üldse avaldatakse. Aga tema elu oli tohutu põnev, et see oli selline sisepagulase elu, kellel umbes tema õpilane Toomas Paul tõi koti kartuleli, et ta saaks üle talve üle elada ja kes elas tema oma naise eha registraatori palgast. Aga see tema elu plusspool või iluspool oli see, et ta oli suur taimearmastaja, tegi koduaias oli hästi palju
katsetas, kas metsataimi saab aias kasvatada ja mõnedki läksid kasvama, sellised loodushulkumised. Ja neil oli üüritud Taevaspojas Neitsi allika kohal üks suvila, kus masin kirjutas vist oma kõige paremad esseed ja luuletused ka. Et samamoodi see eraldi olemine nagu Andres Allani puhul. Ja mul on siin ka mõned tema unenäod, et äkki ma võtsin ühe unenäo üles, et see unenägude stiil, need on olemas raamat või õieti käsikiri, mida pole veel välja antud, unenägudest ja elust. Ja seal ilmub hoopis teistsugune masin, kui ta on esseistina või luuletajana või et uned on vist see, et sa ei saa vigurdada. Et see, mida sa näed, seda sa näed ja siin nüüd üles. Ja siin on ka eelmistest eludest kuigi palju juttu jah, selles Saadikus Magellani pilvest ja unenägudest samamoodi, et ta unenägudes hakkab inimese mälu nagu teistmoodi tööle, et kui ta kirjutas neid, siis ta äkki imestas, et imelik, et nüüd tuleb üles katkendeid, mida ta ärgates ei mäletanud. Et mingisugune alateadvuse, mis see on, hakkab äkki kõnelema, kui sa mõtled nendele asjadele. Need unenäod on muidugi rohkem noorepõlve omad, et see on nähtud, kui ta oli Saksamaal stipendiaat, et õppis seal igasugu eksootilisi keeli, mida Eestis ei õpetatud ja käis muuseumides, vaatas igasuguseid Vana-Egiptuse väljapanekut ja Sumeri asju ja kõike, mida seal leida oli parajasti ja aga unenägu oli selline. Istusin mäeseljal ja mu ees mõned puud. Orul ehk oli teisigi poole äär, küllap vist. Päike kuskil küll, kuid ma ei näinud seda, vaid ainult varje puudel. Lähedal rohus istus üks naine, kelle arvasin olevat õe, aga ta oli nii tume ja vaevalt märgatav kuju, et hakkasin teda pidama oma naiseks. Polnud veendunud, et kas ta elab. Igatahes olime hiljuti riielnud. Joonistasin puud kallaku servale ja pildi paremal nurgal orupöörde kohal mäeharju, harjade üle taganemas otsatusse. Ei tundnud end joonistavat, värvid tulid iseenesest paberile ja mitte säärased nagu tahtnuksin. Puude tüved ja oksad olid Veneetsia punased, ilma lehtedeta, maa, siena ja sinise segu ja ometi ta rohetas. Liiaks teravad ja tumedad piirid voolasid kaugel ja mäeselgadele. Varjud puudele tulid nagu paistnuks päike otse mu ees. Ükski polnud rööbiti teisega. Mida enam ajasin oma tahtmist, seda võõramaks pilt läks. Hakkas nagu elama. Osad, mis näisid tähtsad, kadusid, nii nagu neid iial polnukski paberil. Mis jäi, kasvas suureks ja tugevaks. Tõusin vaatama. Joonistus oli ilus, kuigi ei sarnenud miskis maastikuga mu ees. Tõstsin silmad võrdlema, aga siis polnud enam maastikku. Ainult see tume naine, kellele ulatasin käe. Tema ei tõstnud silmi. Ma ei tundnud pihusta kätt ja minnes kuulsin üksnes oma samme. Astusime kuskile majja. Milline see oli, ma ei pannud tähele. Teadsin vaid, et ta asendab äsja kadunud maailma ja teises käes hoidsin märga joonistust. Sääl seisis keegi naine helehallis musliinseelikus. Nägu mõnel vanal pildil. Kevad lillede lõhna nukrus üle silmade ja surevate õite tolmpõskedel. Oli seal üks meeski, aga teda ma ei pannud tähele rohkem, kui teadsin, et toas on midagi süsimusta. Oleksin tahtnud näha, mis värvi olen mina. Mees nägi pilti mu käes, tõi raamatuid, avas ja pööras pilte, mida ma kunagi pole näinud. Naine seisus mu kõrval ja ta juuste lõhn puutus mind. Palin käe ta hallide õlgade ümber ja surusin ta enda vastu. Ta ei tõrkunud, ei tõstnud pääd ja siidne soojus valgus minusse. Nägin ta rindu tõusvat, vaatasin nende vahele ja siis ei näinud enam tema meest ja oma naist. Püüdsin suruda ta lähemale, kuid tema kaugenes ja jäi liikumatuks. Hakkasin küsima endalt, kas mina üldse olen mina ja kas hõbehall ei ole minu naine. Ei suutnud uskuda seda, aga ei teadnud ka, mis on puudu. Siis tõi mees ühe raamatu lahtiselt.
ühele poole maalitud istuv paan pruuni kehaga, aga puusadest varvasteni roheline, nagu noored lehed nefriitpuudel. Teisel midagi kirjutatud Munga romaani kursiivis. Vaatasin tumedat meest, üteldes temale, teie olete ümberristija. Teadsin, et see raamat on toodud põletatud kloostrist. Mehel ei olnud nägu. Hõbehalli silmis tuikas midagi hoiatavat, aga ei taibanud kas mehele või mulle. Mõtlesin viivuks ümberristijate naistest ja küsitlesin end, kas neid peaks olema veel, kas nad on niisugused. Ei teadnud, kas olin teinud midagi halvasti või hästi, aga kangesti himustasin tõmmata helehalli naist kättpidi ja joosta temaga ära, sest temal oli sarnane keha nagu minul, aga oma tumma ja tumeda naise jätta tolle mehega. Midagi takistas. Midagi oli tüliks nagu lukusuks ja joonistus oli kadunud pihust. Arvasin, et selle kadumise taipamine võttiski ära võimaluse minna. Toa aken oli ülal lae all ja lootusetus tõusis põrandalt. Kõik hämardus ja kadus nõrka sooja sultsu. Enne kui ise kustusin sellesse, taipasin, et pean ikka jääma ainult käeks, mida juhib kauge ja vaikiv silmadeta viirastus, keda ma ei mõista iialgi, aga temagi ei näe ega kuule mind. Hoiab ainult minust kinni, sest ta ei mõista muidu kuhugi minna. Berliinis 14. mail 1933 aastal. See lõpp on selline, see meenutab seda, mida kutsutakse valdamiseks, et inimene ise, ta on justkui kellegi tööriist või Lasingul on mitmes kohas seda sama asja, et tal on tohutu võimsad nägemused, aga ta ei suuda neid kontrollida. Need viivad teda kuhugi või narritavad, tal on mingid nägemused näiteks sellest, et ta oli üks nendest 4 Eesti kuningast, kes Jüriöö ülestõusu alustas niimoodi, et ta süütas ühe küüni mingi mäe otsas. See oli märgutuli, mis alustas ülestõusu. Ja muidugi, kui ta kirjutab ajaloost niimoodi, siis ajaloos ütleb, et see kõik ei ole tõestatav. Aga kui sul on see nägemus, siis võib-olla need on 2 eri viisi üldse kirjeldada reaalsust, et üks ei saa teisega vaielda, kuna need on eri asjad täiesti. Aga tal on väga põnevaid hetki sellest, samamoodi hetki ajast, kui oli, kas ta oli ise või ta oli seotud Georg Mülleriga, kes oli siin kuskil 1700 oli pühavaimu kantslist jutustas, kui oli katsuaeg Tallinnas ja väga palju tuli matta inimesi. Et need mingid ajad, kus miski asi lihtsalt avaneb inimesele poolunes või ma ei tea, kus täpselt, mis seisund need olid, aga need on väga viljakad killukesed, mida ma olen temalt leidnud. Need annavad need vihjivad seda, et reaalsus on ise muudetav ja alati on mingid uued korused, mis ilmuvad, kui sa tegeled mingi asjaga või kui sa taipad midagi. See taipamine võib tulla niimoodi iseenesest. Ma arvan, et üldse inimestel mõtted ei tule tihti seal kuskil kirjutuslaua ääres, need tulevad käigu pealt, need parimad mõtted. Ja pärast siis saad laiendada neid asju, mis sa oled aru saanud. No mõsikust on siin muud ka veel. Siin on natuke seda, et kuidas on läinud tema luule väljaandmisega. Ma ei hakka sellest praegu pikemalt rääkima, et tema elust on siin igasugu asju. Kuidas see taimedega suhtes ja tal olid isegi nende kaktustel olid nimed, mütoloogilised nimed, mis tulid tal aknalaual, et see ma sain isegi ühe tema kaktuse poja, see kasvab mul praegu seal maal. Midagi jätkunud. Siis oli ainuke naine siin raamatus on Eha Lättemäe, et ta oli ühelt poolt oli ta oli pärit Tarvastust, ta kirjutas väga ilusas murdes luulet. Ja see oli selline sõjaeelne murre, kui ta sattus lugema Baturini mulgimurdelisi luulet, siis ta ütles, et see on mingi üldmulgikeel, mida tegelikult ei ole olemas ja seda juhtub murretega, et tekitatakse mingisugune üldine 2 varianti, kas inimene teeb oma ideolekti, et ta näiteks on selline mees nagu Urmas Kalla, kes on teinud Mehhikorma ideolekti, et selline, võib-olla seda kunagi ei räägitud täpselt nii, aga tema on otsinud kõik need erijooned ja siis ta kasutab neid sellise teadlase mõnuga ja väga hästi räägib muidugi. See on mõnes mõttes ühe inimese murrak, võib öelda. Ja teistpidi on see, mis on ajalehtedes, Uma lehes näiteks, et selline üldvõru keel,
mille määrab ära keeletoimetaja päritolu ja maitse. Et see mingid nurgad on sealt maha saetud. Et see ei ole see kõnekeel, mis on võib-olla murde parim variant, aga ta on olemas ja seda on vaja neid eri reaalsusi keeles kindlasti. Ja Eha Rättemaa oli ka, temaga juhtus sama asi, mis Metsamärdiga, et tema tehti küll sellepärast ülikoolist lahti, et ta õppis seal ajalugu ja ka andis natuke loenguid, aga tema isa oli olnud oma kaitses ja sellest juba piisas, et tütar tehti lahti ja siis ta elas Mustlas. Noh, tehti nagu põllutööliseks sisuliselt, et mingisugust sissetulekut ei ole, siis sa oled kuskil räimerannas, puhastad räimi, oled teetööline ja kuna Nõukogude raadio oli väga igav, siis Eha hakkas kuulama Soome raadiot ja õppis Soome raadio kaudu Lahten radiona asema selle lahtisaatja kaudu õppis ära soome keele ja hakkas soome keeles luuletama. Ja tema esimene raamat ilmus Nevosto Karjalas, Petroskois või Petrozavodskis. Sel ajal seal kirjutati veel soome keeles, praegu see on ära kadunud kahjuks. Aga et kuidagi, ja soomlased ise on ta kuidagi omaks võtnud, et Soomes on tehtud koorilaule nendele Eha soomekeelsetele luuletustele. Ja need, mis on ilmunud eestikeelsetena siin Eesti raamatu vahendusel, need on tihti tõlked soome keelest, sellised kohmakad tõlked, et ta justkui eesti keelt oskab kõige kehvemini seda kirjakeelt. Et ta on kas siis Tarvastu murre või soome keel, et selline maailmade vahel. Ja Tallinnas ta elas ühes pika jalatornis, et see oli selline eluase, kus oli vesi põrandal vahepeal, väga külm, ta oli tohutult vähenõudlik inimene, et see, ja muidugi Vene ajal oligi see, et kui sa ei saanud üldse tullagi elama Tallinnas, oli olnud sissekirjutust, kõik see passirežiimid ja asjad olid, et kui ta sai siia kuskil raamatukogusse mingisuguse väikse koristaja koha, oli ta juba väga õnnelik ja elas seal selles tornis, kus oli külm ja vesi põrandal. Ja ühel hetkel Arvo Valton viis Paul Kuusbergi, kes oli Kirjanike Liidu juht, viis seda nagu vaatama niimoodi, ei midagi ette ei öelnud, lihtsalt ütles, et ma näitan sulle midagi ja siis Eha sai korteri. Sai elama sinna Lasteküla tänavale, kus enne elas Viivi Luik, üks 9-kordne maja. Ja elas elu lõpuni, mina sain teda tuttavaks ja see oli, ja tal justkui nagu ei olnud, ta oli tõeline üksiklane, nagu niimoodi ilmselt öelda, et ta ei sobitunud ühegi kambaga, kuigi ta käis koos mingite budistide ja esoteerikute ja luuleklubidega, aga kuhugi ta õieti ei sobinud. Ja siis mina ühel hetkel, kes ma olen tast 50 aastat noorem, sain nagu tema lapselapseks võib öelda, me hakkasime ka kirju vahetama ja võib-olla need tema kirjad, mida siin raamatus on palju tsiteeritud, on siis see tema pärand või pihtimus maailmale, lisaks luulele. Ja samamoodi minu kaudu on mõned inimesed Eha loomingu leidnud ja ma tunnen, et see on asi, mida nagu on hea, kui sa saad kedagi säilitada mingil kombel. Ta oli väga omapärane luuletaja ja väga kõrvaline, samamoodi nagu oli näiteks Ene Mihkelson, sest Eesti luule Parnass ongi see Koidula, Kunder, Kareva, Kristiina Ehin, romantiline, puhtalt romantiline. Kui sa ei ole romantik, kui sa ei kõlba ajakirjakaanele, siis sinu luulet nii palju ei loeta. See on natuke paratamatus ja see on tobe paratamatus, aga nii see üldiselt Eestis on. Aga nendel teistel poetestidel on ka vahepeal valgust vaja peale. Ja sellepärast ma Ehast kirjutasin siis. Nii. Kes siin siis on? See on natuke ka Richard Brotiganist. Tema raamatust Arbuusi suhklus on üks pisikene mini-essee. Et ma olen tõlkinud Brotigani viimase romaani, mis ilmus samamoodi Menu kirjastuse alt, et uudud ja kõik ära ei puhuks. Ja nüüd peaks Peeter Salteri, tema debüütromaani tõlge ilmuma varsti. Ja kunagi sai ka tema luuletusi tõlgitud, üks luulevalik. Brotigan oli kõige populaarsem ilmselt nende 70-ndate lõpus olnud, need, kes olid noored 70-ndate lõpus. Nendel oli see Arbuusi suhklus mingi kultusraamat selline. Ja ma olen siin natuke kirjutanud, et mis selle ajalooline taust oli ja milline on see inglise keele originaal. Ja siis on siin minu üks suuri lemmikuid Alliksaar. Alliksaarest ma leidsin üles ühe tundmatu soneti. Alliksaarest on suured väljaanded, aga seda sonetti pole avaldatud ja see sonett oli kirjutatud Iiri Suukile, kes oli üsna hiljuti elas Pääskülas linnuteel, kes oli ise kunstnik ja kui ta oli noor, siis ta luges neid Alliksaare tekste siin näiteks Kuku klubis ja noor Arvo Pärt kuulas näiteks
ja sai teada, kes on Alliksaar, et ta kuidagi levitas oma väga võluva isikuga ja Artur kirjutas talle sellise luuletuse. Septembri lõpu soojal pärast lõunal me istusime aias pihus pihk ning tekkis saatanliku vandelõuna, me mõlemite majja sihus ihk. Ent väljendada vallutava jõuna mu mõtte kõnitas su juuste vihk, kuid sa ei ulatanud mulle õuna ja nõnda katkes sihi poole nihk. Kahju mulle hurma veeva, et raiskasin su kire üle keeva. Pärnulest olnud küllalt kange vist. Hulk nukreid hoid ja lainetas sul leidis, kui pettununa lahkusid mu neidis. Ei miski korva pattu langemist, ei miski korva pattu langemist. Paralüseeritud paradiis. Ma leidsin ta mullu augustis. Ma olen käinud päris palju neid Alliksaare käsikirju lugemas, aga justkui mõnikord luuletus näitab ennast siis, kui selle otsija elus on mingi õige hetk ja midagi pärast, siis tundus, et oli selline hetk, et ma selle leidsin. Ja Iiri Suuk veel siin oli see, et hulk nukreid volte lainetas sul leidis, siis ma sain Iiri Suuki käest küsida, kes praegu on hooldekodus raskehaigusega, aga ta veel meenutas, mis kleitide kandis tookord, et mõnikord on tore ajaloost ära tuua mingi detail selline, mis on luules olemas juba. Ja seal juures on mingi väike analüüs siis selle kohta ka või isegi analüüs on vale sõna, mis kirjutasin sellest sonetist kuigi palju. Ja selle peale tuli minu peale Kirjanike Liitu kaebus, et ma naiste õigusi kitsendan selle jutuga. Et see on väga omapärane aeg ja kaebus oli anonüümne nagu nõukogude ajal oli kombeks. Et see kuidagi väga kummalised huuled puhuvad. Kui hakkavad sellised asjad tulema, kus kes on lugenud seda teksti, siis sealt annab päris välja imeda seda naiste õiguste piinamist. Et kas muusa on siis, kui naine on muusa ja kaunis, kas see on tema õiguste piiramine juba? Võib-olla on, jah, et võib-olla tahaks kõik olla töö eesindlased, ma ei tea. Ja Alliksaare perest on seal ka raamatus juttu, et tal oli tema poeg Jürgen suri just eelmisel aastal ja kuidagi see oli tegelikult pere, kus kõik kirjutasid luuletusi, et Linda Alliksaar on nagu tõenäoliselt rohkem teatakse seda, et ta oli masinakirjutaja, Tartus väga hinnatav masinakirjutaja, väga palju käsikirju trükkis ja väga virtuoosne ja oma mehe asju trükkis ka, kuigi mehe puhul oli see, et tal oli veel sõpru, kes trükkis ja kui Alliksaar sai trükitud teksti oma luuletusest järgmine päev, siis ta tihti hakkas muutma neid ja mõnikord oli see, et igal versioonil, kui oli näiteks 5 korda trükitud luuletus, siis ta tegi 5 varianti sellest ja ei ole alati kindel, et see parim variant läks raamatusse, et see oli selline, ta oli väga improviseeriv inimene ja tema käsikirjad on ka sellised tohutult lennukad, et seal oli see, et sa ei jõua järgi sellele, mis sul pähe tuleb. Kui te kirjutate asju, siis sul on tunda seda kiirustamist, et ma ei saanud kätte, et juba järgmine rida tahab tulla. Ja selle raamatu üks ruumiline kese on Tähtvere, kus elasid koos paarisaja meetri peal elasid Alliksaar, Masing, Jüri Lotman, Alber, veel terve hulk, et see oli nagu professorite ja loomeinimeste linnaosa enne sõda vähemalt. Nüüd on seal veidi vähem seda, aga ja Metsamärt elas ka ja juhtus niimoodi, et Metsamärt elas kuskil 30-ndatel kuni 40-ndate keskpaigani elas majas, mille kõrval elas Tõnu Õnnepalu, kui ta ostis endale isa rahadega kirjutusmasina Unis, selline kollane masin, hakkas õppima seda, kuidas see on see
trükikirja, masinakirja hakkas õppima ja hakkas esimesi luuletusi tippima seal. ja pärast läks ta Supilinna elama sinna, millest ma alguses juba rääkisin, et see Ernepoe Lagune väga, ütleme, luuletaja kui väga vaene inimene, kes elab väga lagunenud asumis ja see Supilinna lagunemine oli just väga poeetiline, et see nüüd on ta korda tehtud ja nüüd on Supilinn natukene kaotanud seda õhustikku, mis on ka näiteks Mehis Einsaare raamatutes veel väga ilusana. ja samamoodi, et Tõnul oli ka kogu aeg radikas, elektriradikas sees, kuna talvel oli nii külm ja seinad lasid läbi. Et sellest Tõnu noorusest on siin raamatus ja siin on ka Tõnu kirju. Leian ühe ja sellist looduse asju ka, et temaga sai täitsa palju matkamas käidud ja kuna ta on bioloog, siis oli väga huvitav on sellise inimese, kes loodust tunneb nii sügavalt matkata. Kuskil oli üks tema kiri. Esimene jutt temast on siin nii-öelda luule analüüs või isegi analüüs on vale sõna, et see ei ole siin kirjandusteadus siin raamatus, see on ikkagi rohkem mingi elu jutustamine ja looming on lihtsalt elu osa. Võib-olla niimoodi. Nii, ta räägib iseendast siin, et mulle, et ühel suvel kirjutas nii, et mõtlesin nii harjutuse korras, et millisesse šakti tüüpi ma siis õieti kuulun ja pidin tunnistama, et ilmselt peab see olema üsna selge ja puhas Shiva šakti destruktori tüüp, kuigi ma võin päris vagane ja rahulik välja näha. Aga kuidas ma armastan kõike lõpetada? Reisidegi lähen ma sellepärast, et saaks oodata ära sõitu. Kohale jõudmise ma salli. Kava kindlalt, kuigi mitte ilma hilisema kahetsuseta, olen ma hävitanud kõik oma elu paljutõotavad võimalused, kohad, suhted. Aga et ma olen teinud seda ise, pole mul kellelegi ka kelle peale puutuda. Enamikust asjadest pole tegelikult isegi mitte kahju. Kui siis sellest kalest ja mäepealse majast. Selle oleks suures lõpetus ja hävitustuhinas siiski kuidagi säilitada võinud. Aga noh, mis läinud, see läinud. Vähemalt on see olnud. Suhetes tegi päris tublit hävitustööd romaan Raadio, kusjuures oma naiivsuses ma tõesti ei uskunud, et kui ma kellestki seal halvasti kirjutan või nendel prototüüpidel võiks mingit tähtsust olla. Nad tundusid mulle lihtsalt eluliste näidetena, lihtsalt sobivate detailidena, umbes nagu noodid muusikapalas. Aga inimesed keelduvad olemast noodid ja võtavad kõike, ka kunsti väga isiklikult. Tegelikult kunst ei ole isiklik. Noh, ühesõnaga Vishnu Shakti, sest ega ma midagi uut ka loonud ei ole. Loomingki on olnud mingite juba olnud asjade lõpule viimine, teatud piiride nihutamine, et nad saaksid lõppeda. Lõppemine, mõte sellest on mul alati rahuldustunnet valmistanud ja segased ajad meeldinud. Kõige paremini tundsin end tagantjärgi vaadates tol paljude jaoks õnnetul ülemineku ajal. Minu jaoks oli siis kõik nii toredalt ebatõsine. Ma pole elu osanud kunagi päris tõsiselt võtta. Mis siis, et kaldun kergesti raskemeelsusse, kuid raskemeelsus ja elu tõsiselt võtmine on kaks ise asja. Elu on minu jaoks ikka mäng. Kõiki asju, mida ma tahtnud olen ma tahtnud kogemuse, mitte nende asjade eneste pärast. Aga nii ei saa elada, nagu öeldakse, nagu näha saab ka. Huvitaval kombel olen ma kõik need kogemused ka saanud. Jah, kõik, mis olen tahtnud, välja arvatud võib olla, aga jumal sellega. Tema kirjad on väga minu jaoks isegi olnud huvitavamad kui need raamatud, mis ta on selle sajandil avaldanud. See on, kirjas on võib-olla inimene veidike veel vabam kui raamatus. Raamatus on sul ikkagi väikene mingi piiraja peal, aga kirjas võib minna kuhu tahes selle jutuga. Ja mina samamoodi, et üldse on praegu on nagu see, et enamik inimeste teated üksteisele on mingid säutsud. Et pikkade kirjade aeg on mööda läinud ja mööda saanud inimestel ei ole aega justkui ja nad ei oskagi kirjutada, sest nad on harjunud sellega, et teksti pikkus peab olema 2 lauset umbes, hästi kiiresti midagi ära öelda. Aga ma ikkagi nagu julgustan inimesi, kes viitsivad, kes on tõeliselt üksteise sõbrad või armastavad üksteist, kirjutama pikki kirju. Et selle kirja saamine praeguses maailmas on midagi erilist. Kui ta on paberil, siis eriti veel, aga isegi pikk meil on juba harulduseks muutunud ja see on nagu mingit sorti kirjandus, mis võib-olla elab varjus.
elab väga hästi, et nagu võib-olla sellest tsitaadist isegi oli nagu näha, et kui kaua kirjutada, siis hakkavad avanema mingid tasandid, mida igapäevasuhtlus ei võimalda võib-olla. Ma ei tea, kas nüüd olekski juba sobilik laulda lõpetuse hingele, see on ka üks Tõnu luuletus, millele sai kunagi viis tehtud. Siin on ka selle luuletuse tekkimisest natukene, et tal oli see, ma tegin selle viisi ja seal oli vett, meelepett, selline riim. Et kahte teed sõna lõpus ei ole võimalik laulda, siis oli Tõnu muutis selle, siis pakkus, et võiks olla V, eksitee. See oli palju parem. Ootab kevadet ja siis ta jälle tuleb. Ava selles aastas tühjem koht. Valged helbed õhus, linnusuled, mustast rõõmust laulab valge toht. Lõpetuse hingel veab paati üle selle väga külma vee. Tema tuhmi selga tunnen lapsest saati, ta on minu sõber, minu eksitee. Teised sõbrad kõik on mööda läinud, kes nad olidki või millal, kus. Ustusin end olevat sind näinud, kulla sinisilmaline armastus, taevast täna ma ei loe su nime. Ainult lõpetuse ingli selg kõigub vete kohal, mida vaatasime teineteisel kaldal hinges pelg. Mis seal karta midagi ei tule, pärast ega olnud enne meid. Palun natukeseks silmad sule, üks ja ainult ongi neid. Lõpetuse hingel peab paati üle selle väga külma vee. Tema tuhmi selga tunnen lapsest saati, ta on minu sõber, minu eksitee. Aga kui mul on meeldinud üks viis, millest ma olen teinud võib-olla siis oma varianti, et tuli üljestuda kullajilta väikuva lõõgõga, tuli üljestuda koolilta väikuva lõõgõga. Mõs Jeesus ojebe kenki ala lüüjala, mõs Jeesus ojebe kenki ala lüüjala. Jätsike välja kaema, he huulitsalle hulkimahe. Jätsi välja kaema, huulitsalle hulkimahe. Vasta tuli poltupik ja nurmi suur. Vasta tuli poltupik ja nurmi suur. Saie ütte mõtsa viete, vahe ütte varekohin. Saie ütte mõtsa viet, vahe ütte varekohin. Miaня je minnehnani, kua kodo tuleknani. Miaня je minnehnani, kua kodo tuleknani. Mõni puoltasest pikeb, mõni kõivolka võõrampi. Mõni puoltasest pikeb, mõni kõivolka võõrampi. Kõik näytte kummardase, ütte paikka painutase. Kõik näytte kummardi, ütte paikka painutase.
on vanaemad saadud sõnad põhiliselt. Patsid, suurune Sirje on siin, kes ka, kellel on ka vanaemad samamoodi. Laule võib pärast kuskil seal niimoodi, kõik ei pea lavadalt tulema. See kõige parem oleks jah, sinuga näiteks pildi mängida ja koos mängida selleks. Jah, Lõuna-Eestis elades, talus elades on just puudus inimestest, kellega koos mängida, laulda, et see on, sellest kasvaks mingisugune omaette värk, kui see võimalik oleks. Seal on küll lauluklubi, aga seal lauldakse niisugune konkreetselt mingisuguseid Võru laule, mida ma olen juba liiga palju vist elus laulnud, nad on mind ära tüüdanud. Et tahaks need mingisuguseid muid tuuli, aga seda seal eriti ei ole. Tahaks küsida, et sul on, sa alguses natuke rääkisid ka sugupuu on raamatu nimi. Äkki räägi veel sellest natuke, kuidas, kas sul oli alguses pealkiri või kuidas sa jõudsid suguvõsa sihuke sõna olemised, kuidas see käis? Aastate eest ma tegin mingisuguse, see on juba essee Eesti müstiliste luuletajate sugupuu. Seal oli veel muid nimesid, keda, siin raamatus on ka muidugi palju väiksemaid alapeatükke. Aga see on ikkagi hingesugulus, et ma arvan, iga inimene, kes loeb raamatuid või kuulab muusikat, tal elus tekib see lähiklaster selline, kellega tal on kõige parem olla, keda ta mõistab ja kes mõjutavad teda niimoodi, et ta muutub ise natuke nendeks. Et ma olen kogenud mingeid asju nende aastate jooksul, mis on olnud näiteks Uku Masingu elus, mingid paralleelsed asjad. Mõnikord sa selle mõne asja kaudu mõistad seda inimest paremini, kui su elus juhtub midagi analoogset. Võib-olla teistel on see asi olnud suurem nendel suurtel hiidudel, aga mul on lihtsalt ka mingi vaste ja kui see vaste on olemas, siis sa saad temast rääkida vähe niimoodi otsesemalt. Et kirjandusteaduse üks eksitus on just see, et nad usuvad, et mingid terminid võiksid ära öelda selle, mis inimese elu või looming on. Vähemalt minu jaoks on see eksitus. Et terminid on selline sõnavaht, et see, mida kaetakse vahel sellega kinni, et sa tegelikult ei saa aru, mis seal on. Kui sa võtad uued terminid, see ei tähenda, et seal on uus mõistmine, aga mind huvitab see uus teadmine alati nende inimeste puhul. Kas või Õnnepõllu puhul on siin üks selline episood, kui ta oli natuke aega Usuteaduse Instituudi üliõpilane. See ei olnud kauge minevik, see oli kuskil 2012, ma ei mäleta. Ja siis ta sai pidada, tal oli õigus jutlustada ka, seal oli homileetika aine, eks ole, ja ta sai jutlustada ja siis ta pidas Hiiumaal jõulujutlusi. Ja mina ja minu lapse ema olime kaasas tal ja need olid erakordsed jõulud. Siin on ka pilt, kus Tõnu on altaris, jutustab ja pärast ma pigistasin ära tema palve, selle palve, mida sealt kantsist luges. Kuna tal oli, see oli kirjutatud nagu S-tohi palepidi suurte tähtedega ja tal oli parem käsi oli kipsis, ta kirjutas selle palve vasaku käega ülesse ja mina pildistasin ja see jäi kuidagi alles. Ühesõnaga mingid väiksed episoodid inimeste elust, mis võivad ka midagi rääkida sellest tema iseloomust või kuidagi see episood ei ürita midagi väita tema kohta, aga see lihtsalt selline oli ja ma panin ta kirja ja võib-olla muidu seda ei oleks lihtsalt kirjas, et Tõnu ise ei ole seda nagu väljendanud kuskil oma raamatul. Et see jah, kirjandus, mis on nagu isiklik ja see isiklik võib mingil kombel, kui ta on väga aus, minna universaalseks või kuidagi, et meil on ikkagi kõige lõpuks üks inimkogemus ja selle kogemuse sees me leiame heal juhul need oma inimesed ülesse. Ja osad minu puhul on nad olnud teistes aegades lihtsalt, et ma ei ole saanud kas või järjest ennaga juttu ajada ja võib-olla see jutu ajamine oleks läinud isegi vastu seina, luhta, seda ei tea. Mõnikord on see vahesein nagu hea ka võib-olla. Samamoodi Uku Masing võis inimeste kohta väga sapiseid asju öelda ja võis eluks ajaks tülli nendega minna. Et kunagi ei tea, et kui ma oleksin tema uksele läinud ja midagi küsinud ja ta oleks võib-olla mind 2 sõnaga minema saatnud ja oleks kogu see luu olnud. Aga sellises variandis ma kuulsin teda mingi hulga oma elust, aga ma ei ole tahtnud sinna kinni jääda, et mõnes mõttes mõned autorid ma olen siin raamatus nagu teinud väljajuhatuse, et ma enam neist ei kirjutavad need inimesed, kellel on hoopis teine arusaamine sellest, hoopis teine kogemus, hoopis teised mõisteaparaadid, et ei pea nagu jääma. Mulle ei meeldi see Ellen Treier, kes terve elu uuris Tammsaar, ma ise ei tahaks sellega olla. Et see on ikkagi natukene mingi iidoli kultus või Karl Muru, kes uuris terve elu Keti Alverit. Et nii ka saab, aga
mina tahaks nagu, et oleks see selline rahvarohke minu ümber, ütleme niimoodi, nendest, keda ma uurin, et neid oleks palju ja erinevaid, ükski ei oleks mingi eraldi iidol. Kas oli vastusega midagi sellist? Millest sa siit välja juhatad? Masingu puhul näiteks, et ei ole vaja eluaeg kirjutada temast, et see, mis ma olen aru saanud, see on aru saadud ja midagi jääb alati mõistmata, et selle jaoks on teised inimesed. Kas või teoloogid, et teoloog mõistab teda hoopis teistmoodi. Aga võiks küll olla masingust maalide näitus või maalikataloog, et seda millegipärast see kolleegium nagu mingeid uusi teid tema juurde pole praegu välja käinud, nad on võib-olla väsinud sellest lihtsalt, see on juba liiga vana asi olnud. No siin jah, piltidest oleks hargnenud natuke muid asju, et kuna täna pilte ei olnud, siis tuleb leppida seega, et pildid on raamatus ja võib-olla sinna nad põhiliselt kuuluvadki, et enamik esitusi ju ei ole see, enamik esitusi on muidugi kahe inimese jutt tavaliselt, et sellise soolo esitasin täna, ma ei ole nagu kõnemees otseselt. Aga igast ühest on jah mingisugused, midagi sellist loomingut on siin raamatus ka, et see ei ole minupoolne. Mulle meeldib alati, kui ma saan, ma panen tsitaadi pigem oma jutu asemele, kui mul on olemas mingi ilus tsitaat, siis ma lasen inimesele oma sõnadega rääkida endast. Et see on justkui kõige lihtsam või otsesem tee tema juurde. Ma ei pane talle, proovin mitte kellelegi sõnu sugu panna. Praegu ei oska palju midagi. Võib-olla ka see, et kui tahate midagi rääkida, siis me saame seda rääkida kusagil toanurgas, et see ei pea olema